Selliste lastega ja üldse kõigi väikeste lastega on vaja teha psühholoogilist ja energeetilist tööd. Tuleb omandada energeetilisi praktikaid ja meetodeid ning töötada selliste laste energeetiliste kehadega. See räägib sellest, et nad on väga tundlikud. Oma energeetika poolest on nad indigolapsed ja selliste lastega tuleb teha õiget peenetundelist psühholoogilist ja energeetilist tööd. Selleks peavad vanemad end arendama, elama tervislikult, olema eeskujuks ning mitte näitama Ameerika multikaid ja mitte ainult Ameerika, vaid ka teisi kaasaegseid multikaid. Üldse on kaasaegsete multikate vaatamine väga ebasoovitav, sest peaaegu kõigis neis on 25 kaader. Peaaegu, ma ei ütle kõigis, aga peaaegu kõigis. Ja see on info, mida silmadega ei taju, vaid alateadvus püüab selle informatsiooniliselt kinni ning pärast tekitab see lapses seisundi, mis on ettearvamatu ja last ennast hävitav. Laps ei ole ju veel teadlik, ta ei ole veel arenenud, ta ei suuda analüüsida nagu täiskasvanu. Ta lihtsalt annab välja, näitab oma väljakannatamatut käitumist, mille ta mõnest multikast 25 kaadriga püüdis. Ja vanemad ütlevad, et me ei tea, mis toimub või seesama reklaam, seal on samuti 25 kaader. Seetõttu, kui sõbrad, on vaja end arendada, on vaja õppida psühholoogiat, on vaja mõista oma olemust, on vaja mõista kõiki eksperimente, mida praegu inimese peal tehakse ja vaadake, kuhu me jõudnud oleme. Enamik inimesi on psüühiliselt tasakaalutud ja lõhutud. Nad elavad väga rasket elu, aga kuidas saab selline ühiskond nüüd uude maailma astuda? Millise maailma see ühiskond toob? Me oleme praegu tõesti tõsise probleemi ees, mille oleme iseenda kätega loonud. Inimesed hülgasid soovi areneda. Seetõttu ongi nüüd käes see, mis on. Tuleb lõigata vilju vastavalt olukorrale ja teha kõik, mida suudame, et selliseid inimesi aidata ja seda maailma arendada. Sellest hoolimata ikkagi arendada, mis iganes ka juhtuks, mida iganes ette võetaks, teha kõik, et elu muutuks paremaks, aga mitte halvemaks.